et ma arvan, et kõige kasulikum võikski olla pigem noorele mehele. Et võib-olla seal kuskil vanus 18–25, ütleme. Aga miks just neile? Sest et nad tulevadki meie haridussüsteemist välja enam-vähem. 12 aastat on kuulanud naiste juttu, eks ju, naiste kohta. Ehk siis, ütleme, klassi suhtes ruumis on ju ka, kui sul on ainult naisterahvad ümber ja nad proovivad siis modereerida seda omavahelist mingisugust käitumist või tülisid või et siis seal ikkagi tegelikult on niisugune läbiv sõnum, et naisterahvast, tütarlastele tuleb, eks ju, anda eesõigus ja kõik niisugune nagu väga õrn ja niisugune nunnu lähenemine, eks ole. Et mis tegelikult loob niisuguse viisaka ontliku meesterahva, kes saab käitumishinda viia ja hoolsuse, aga kui ta siis kooli lõpetab, ja nagu päris ellu hakkab nagu minema, siis tihti niisugused lähenemised enam ei toimi. Ja siis olekski võib-olla hea lugeda nagu üks niisugune fraseoloogia läbi. Ütleme, et kust sellised hoiakud tulevad, ja mis tegelikult, ütleme, nii-öelda annab tulemusi.